Tere kõigile teiselt ekraanilt. Täna on meile külla tulnud taas Tarbijakaitseametist Hanna Turetski ja vaatame me koos 7 uudiseid ja saadet Kaua võib. Kõik, kellel teil on probleeme olnud siis kas erinevate kaupluste või erinevate ettevõtetega ja te olete pidanud pöörduma tarbijakaitsesse või te ei ole veel pöördunud, siis kindlasti võite te ka täna meile saata oma küsimused, probleemid ja me kindlasti vastame neile. Kirjutada saate stuudio@teineekraan.ee ja võite meile helistada ka Skype'iga, otsides siis tunnussõna Teine ekraan. Ja samamoodi võite kommenteerida ka selle sama Teise ekraani portaali kommentaariumis. Tere, Hanna! Tere! Kuidas teil vahepeal on läinud? Tänan küsimast töiselt. Töiselt. Ikka on inimestel probleeme? Ikka. Ja ka eelmine nädal, kui me teiega rääkisime, siis me tegelikult saime väga palju kirju ka pärast seda, kui meie olime teiega siin teisel ekraanil lõpetanud. Ja ma arvangi, et meil oleks hästi hea alustada nüüd nendest kirjadest, mis eelmine kord siis meile stuudiosse tulemata jäid. Ja meelde tuletuseks on saatnud meile siis Triinu. Loen ette ka selle eelmise kirja. Tere, küsimus järgmine, et kas mõnel ettevõttel on õigus loosida välja kinkekaarte sooduskupongide pähe? Nimelt selles mõttes, et hüütakse välja loosivõitjad ja hiljem poes selgub, et selleks, et seda kasutada saaks, tuleb sooritada kõigepealt 50 eurone ost. Rõhutan, et loosimuse tingimustes seda mainitud pole ja loositi välja just kinkekaarte. Nii, ja nüüd ta siis soovib veel täpsustada. Loosimine oli Facebookis ja tegemist on Gold Time'i kinkekaartidega, millest jutt. Loosimise tingimused olid tavapärased, share and like ja rohkem midagi. See üllatus tabas mind tegelikult alles poes. Et kas sellisel juhul on ikkagi see, et sellele on raske nagu teie poolt siin mingit seletust anda, et ta peaks võib-olla täpsustama rohkem veel või sellest täpsustusest piisas? No tegelikult ongi nii, et pigem oleks see problemaatiline sellisel juhul, kui inimene on pidanud sooritama mingisuguse ostu ja siis on ta nii-öelda saanud võidu ja minnes seda siis realiseerima, selgub alles see, et selleks, et realiseerida, tuleks sooritada uus ost ja selle kohta informatsiooni ei ole esitatud, siis võiks eeldada, et tegemist on vasturääkivusega ja eksitamisega, et kui on pelgalt ainult selline jagamise kampaania iseenesest, et inimene ei peagi mitte midagi muud tegema, kui ainult jagama, siis täiendavate tingimuste loomine iseenesest ei ole nagu vastuolu. Selge, nüüd sai ka Triinu oma vastuse kätte. Nii, ja uued kirjad. Keidi kirjutab, tere, mure selline, et töötamast lakkas juba teine väline kõvaketas 1,5 aasta jooksul. Pood on küll nõus selle ümber vahetama, aga ei taga mulle andmete kättesaamist kõvakettalt. Kas või kes peaks sellega tegelema? Kas see pole kohustus? Tean, et selliseid teenuseid pakutakse. Pood vastas minu kirjale niimoodi. Kõik mittetöötavad probleemsed kõvakettad saadame me tagasi maaletoojale. Maaletooja kontrollib kettad üle, kui viga tuvastatakse, siis vahetatakse ketast välja. Andmeid ei taasta meie ega ka maaletooja. Kui teil on soov kõvaketta peal olevaid andmeid kätte saada, siis peate ise pöörduma vastava ettevõtte poole, kes andmeid taastab. Kui tarkvaraline andmete taastamine ei ole võimalik ning on vajalik avada kõvaketas, siis on kahjuks ka kõvaketta garantii sellega lõppenud ning maaletooja pole mingit alust teie kõvaketast ringi vahetada. Kui kõvaketas rikkumata, siis saame teile vastu tulla ning pakkuda kauplusest ka mõne muu tootja ketast. Nii, jäädes vastust ootama ette tänades. Tõepoolest, kui on tekkinud probleem andmetega, siis võib-olla see kõlab liigse targutamisena, aga oleks mõistlik meil tarbijatena tegelikult vajadusel teha nii-öelda varukoopiaid. Täiendavalt salvestada, et selliseid ebameeldivaid olukordasid iseenesest ei tekiks, sest lõppkokkuvõttes kunagi ei või ju teada seda, et kas neid andmeid igal juhul on võimalik taastada või mitte, nii-öelda emotsionaalne kahju või palju suurem. Teine pool iseenesest on see, mida annab seadus või mida annab müüja oma garantiiga. Et siinkohal müüjapoolse garantii andmise puhul siis tuleks vaadata seda, mis on garantii tingimustes, kuidas tuleks käituda. Aga võlaõigusseadusega on sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise õigus, mis tähendab, et esimese poole aasta jooksul igal juhul tõendamise kohustus, et kas on tegemist tootmisviga või mitte. Ja kui on tegemist tootmisveaga, siis peab müüja igal juhul ka kandma kõik taastamisega seotud kulud.
kuna sellest kirjast iseenesest jääb arusaamatuks see, et kui kaua on teda kasutatud ja millist õiguskaitsevahendit inimene soovib kasutada, siis paraku saab soovitada seda, et tuleks pöörduda kirjaliku avaldusega kauplusesse. Kui see vastus on nüüd saadud ja sellega rahul ei ole, siis on võimalik pöörduda Tarbijakaitseametisse ja Tarbijakaitseameti juures tegutsevale tarbijakaebuste komisjoni. Selge. Suur aitäh sulle vastuste eest. Jätkame 7 uudistega ja peatselt reklaamipausi all võtame läbi ka teised küsimused. Tere taas teiselt ekraanilt. Oleme jätkuvalt siin Hanna Turetskiga ja arutame tarbijakaitse teemalistel küsimustel. Nii, jätkame siis vaataja küsimustega. Kas Edela raudteel on õigus eristada reisijaid? Täpsustan fakti, et nende hiljutine hinnapoliitika seab ilmselged eelised näiteks interneti kasutajaile. Samuti on pilet odavam piletikassast ostes. Rongist aga kõige kallim. Leian, et siinkohal valitseb karjuv ebavõrdsus reisijate suhtes, sest teadupärast Eesti raudteejaamades põhimõtteliselt enam piletikassad ei toimi. Just kokkuhoiu eesmärgil. Kindlasti pole internet inimestele kohustuslik. Seda ei saa nõuda sooduse huvides. Ainuke lahendus osta pilet rongist kallimalt. Ei ole aga reisijate enda süü, kui neil pole võimalus kasutada alternatiivsemaid ja soodustust tagavamaid võimalusi. Inimesena ma saan sellest murest täiesti aru. Aga ma pean ütlema, et hinnakujundus on Eestis vaba, mis tähendab seda, et tegelikult ettevõtjal on õigus ise kujundada hinnad ja ettevõtjal on tegelikult võimalik valida ka millistest kanalitest ja millise hinnaga siis pileteid pakutakse, et ilmselt ei ole Edela raudtee ainukene, kes teeb vahet internetist ostmisel või siis eelmüügist kassast või siis transpordivahendist ostmisel. Tegelikult on ju ka ütleme näiteks Tallinnas on ju, et on vahe ju sees, et kas sa ostad siis eelmüügist või siis ostad ühistranspordist. Loomulikult tänasel päeval Tallinnas on ju see nii-öelda tasuta sõitmise võimalus iseenesest ka, aga loomulikult tegelikult nendes kohtades, kus ei ole kassat ja ei ole võimalik eelnevalt osta, siis võiks kindlasti kaaluda siis alternatiivse võimalusena pigem müüki rongist sama hinnaga, aga paraku on ettevõtjal on õigus kujundada hinnad. Aga kas see ei ole siis siin põhjenduseks, et kui on toodud välja nende interneti kodulehel, et sealt kioskist ostes on odavam, rongist kallim ja kui sa ostad interneti, siis on omaette hind. Aga kui kioskeid ei olegi, no, et kas see võib seal üldse olla siis nagu välja toodud? No, hinnad peavad olema igal juhul inimestele välja toodud, et hinnainformatsioon peab olema kättesaadav erinevates kohtades, nii siis selles transpordivahendis kui ka varasemalt, et kui tõepoolest ei ole võimalik, teatud kohtades ei ole võib-olla tõepoolest kassasid vahepeatustes, mis iganes, et siis võiks ühistranspordis või nii-öelda rongis siis saada seda piletit sama hinnaga, mis saaks kassast, aga hinnakujundus on vaba ja ettevõtjal on võimalik kujundada selliselt hindasid. Aga mida teie arvate, kas see hinnakujunduspoliitika, et see on vaba hetkel, kas see võib muutuda? Ja kas see oleks siis kasulikum tarbijale, kui see muutuks, et kui see oleks riigi poolt määratud? No kunagi nagu ajal olid hinnad ja ühtsed, et mina mäletan küll seda, kui või maksis 68 kopikat ja piim ja sai ja leib, et kõik olid ühtse hinnaga. Paraku vabaturumajanduse põhimõte ongi see, et ettevõtjatel on võimalik hindasid kujundada ja meil tarbijatena on võimalik valida siis, kas me ostame selle ettevõtja käest toodet või teenust või me ostame kellegi teise või kolmanda käest. Loomulikult ma saan täiesti aru, et paljudele see vastus ei pruugi meeldida, sest igal pool ei ole võimalik valida. Tõesti siin Tallinnas on see, et ma valin, et millise ettevõtja käest ma ostan ja valik on suurem, aga väikestes kohtades, maapiirkades on see hoopis midagi muud. Ja raudteeteenustega meil siin väga paljud ei pakugi, et see valiku võimalust nagu ei olegi just. Raudteeteenus on jah, kindlasti üks selline piiratud kättesaamisega võimalus, et paljudes kohtades üleüldse ei ole võimalik rongiga sõita, et ilmselt tasuks siis nendel inimestel mõelda, kas bussiga on võimalik ja millised alternatiivid sellisel juhul on, aga paraku ei ole ühtegi õigusakti, mis kuidagi paneb ettevõtja selles osas raamidesse. Nii, Kaidar kirjutab, kas Delfiin reisibüroo on korralik firma? On kaebusi olnud?
ma ei julge öelda seda, et kas ta on korralik või ta ei ole korralik ja kas ja kui palju neid kaebused iseenesest on, et see tuleks üle kontrollida. Aga minu kõrvu vähemalt sellist massilist pöördumist ei ole küll jõudnud, aga seda peaks siis nii-öelda kontoris andmebaasist korra üle vaatama. Ja Tarbijakaitse kodulehel on ju olemas sammutigi see must nimekiri nii-öelda nende firmade kohta siis? Jah, no Tarbijakaitseameti veebileheküljel on tõepoolest 3 erinevat musta nimekirja, üks puudutab reisiettevõtjaid ja reisiettevõtjad satuvad musta nimekirja siis 2 juhul, et kui nad ei ole esitanud tähtaegselt kvartaalset aruannet oma müükide kohta või teine variant, et kui reisiettevõtja on ka seotud kaebus, tarbijakaebus on käinud läbi tarbijakaebuste komisjonist ja see otsus on langetatud tarbija kasuks ja ettevõtja ei ole seda 1 kuu jooksul täitnud, siis ta läheb ka musta nimekirja. Nii et Kaidar, sa võid julgelt minna ka ise ja uurida internetist selle reisibüroo kohta. Martin kirjutab, jutt selline, et olen seotud tähtajalise lepinguga Elioniga. Kuna elukorraldus muutus, kolin ma uude kohta. Kirjutasin Elionile, et kas saaks oma lepingulise teenuse sinna üle viia. Vastati, et ei saa. Samuti küsisin alternatiivseid teenuseid, aga neid mulle samuti ei pakutud. Kas mul on õigust lepingust taganeda ilma leppetrahvideta, kui tagastan töökorras inventaari? See sõltub sellest, milline see leping ja lepingu tingimused on. Üldjuhul, kui on sõlmitud nii-öelda 2-aastane leping ja on saadud siis mingisugune inventar, nagu sa just ütlesid, siis tegelikult see seab väga kindlad piirangud taganemise osas, et kui inimene soovib taganeda, siis ta peab üldjuhul maksma teatud summaga leppetrahvi. Et siin ei olene sellest, et kas inimene on kuhugi ära kolinud või on selle seadmega hoopis midagi juhtunud. Väga tavapärane on ka mobiiltelefonide puhul, et pakutakse sulle tasuta telefoni võimalust, aga tingimus on see, et sa oled näiteks 2 aastat teatud kindla paketiga mobiilsideoperaatori klient ja sind ei päästa jussi ega püssirohi, ehk kui see telefon kukub kuhugile vette või ta varastatakse ära või kaotad sa selle ära ja siis tuleb sul ikkagi kuni selle tähtaja saabumiseni siis kas edasi kanda neid kohustusi või kui sa tahad sellest vabaneda, siis tuleb leppetrahvi maksta, nii et paraku nendele asjadele tuleb väga täpselt ikkagi mõelda enne, kui see selline pikaajaline väga soodsatel tingimustel leping sõlmitakse. Just. Jätkame nüüd jällegi 7 uudistega ja kohe oleme siis tagasi, kui tuleb reklaamipaus. Teiselt ekraanilt jätkame kohe kaua võib lainel, aga kutsuksin teid kõiki vaatajad veel meile kirjutama, helistama ja kõigi usinate kirjutajate helistajate vahel loosime me välja ka väga praktilise auhinna, nimelt selle vahva pastaka ja tassi. Ja kindlasti kirjutage meile siis erinevatel tarbijakaitse teemadel, et milliseid probleeme teil on olnud, võib-olla sõpradel on olnud, teil endal on olnud ja Hanna Turetski Tarbijakaitseametist rõõmuga vastab teie küsimustele. Aga nüüd jätkame kaua võibiga. Jätkame kirjadega. Aivar kirjutab, lugu selline, et Dubaisse minnes ei olnud reisisaatjate vastas. Otsisin ja olin juba taksoga valmis hotelli minema. Lõpuks sain reisikorraldaja kätte, sõidutati hotelli, anti nii-öelda kaaned vastuvõtja nimega ja trippidega, aga mis puudus, oli kokkusaamise kellaaeg ja päev, mida väideti olevat. Saatsin juba koopia kuu tagasi firmale testuur. Siis oleks tahtnud trippe, kuid ka neid ei müüdud tänavalt. Ehk siis tegime naisega ise trippe Dubais. Oli ära, trippidel mõtleb ta siis reise. Oli ärasõidupäev, 24 tundi peaks olema teada ärasõidu kellaaega, millal tullakse hotelli järgi. Taas ei midagi. Lõpuks helistasin ise, kuna olen proffreisija aastas vähemalt 2 korda reisin, siis teadsin, kuhu helistada. Tuldi järgi ja lennujaamas anti kohvrid kätte ja mine kuhu tahad. See olekski lühidalt kogu lugu meie reisist Dubaisse. Suhtlust firmaga testuur alustasin 21. jaanuaril 2013. Esimese suht kohatu vastuse sain 21.03. Ja siiani asi käärib. Nüüd küsimus, et kui Eesti, Läti, Leedu testuur on üks nii-öelda firma, siis miks ei seista Eesti kliendi eest? Nii. Väga pikk ja sisukas kiri.
No alustame lõpust, et kui on tõepoolest Eestist ostetud reis, siis ikkagi tuleb lähtuda sellest, mida ütleb Eesti seadusandlus ja antud hetkel, kui inimene on testtuuri kirjutanud ja on saanud vastuse, mis seda ei rahulda, ta täpselt ei kirjuta, et milles see vastus nüüd ilmselt seisneb ja ei ole ka aru saada, et millega ta nüüd siis lõppkokkuvõttes päris rahul ei ole, siis on võimalus pöörduda Tarbijakaitseameti poole. Ma tahaksin öelda, et tegelikult osa informatsiooni inimene oleks saanud kätte ilmselt enne, kui ta selle reisile üldse ostis. Et siin tekib küsimus, kas see reis on ostetud otse testtuurilt või tegelikult on mõne vahendaja kaudu ostetud. Kui palju enne nii-öelda raha maksmist tegelikult reisi esindaja siis või tähendab reisimüüja tegelikult infot andis, et kas olid need kontaktid olemas, kas oli täpselt teada see, et kus need tripid siis nii-öelda toimuvad ja mismoodi, et tegelikult ääretult oluline on, et see informatsioon koguda kokku juba enne selle lepingu sõlmimist. Ja kui inimene on nüüd antud hetkel siis tõepoolest omalt poolt saatnud kirja, rahulolematu kirja ettevõtjale, siis ettevõtjal on kohustus 15 päeva jooksul vastata ja kui nüüd tuli vastus, millega inimene ei ole rahul või näiteks jääb üldse vastus saamata, siis järgmise sammuna on võimalus pöörduda Tarbijakaitseameti poole. Selge, et ikkagi ongi nende asjadega nii, et leiab abi tarbijakaitselt, et isegi kui sa saad hotelli, kus sul on lubatud merevaade, aga sul on vastas tellis sein, siis võib samuti pöörduda tarbijakaitselt. Jaa, et selles mõttes küll, et kui tõepoolest on lubatud ühte, aga saab hoopis midagi muud ja inimene on tõepoolest mitte saanud seda, siis ja omavahel nii-öelda kokkuleppele ei saada, ettevõtja ei ole nõus oma süüd tunnistama, siis on võimalik meie poole pöörduda ja väga paljud inimeste mured saavad lahendatud just selliselt. Ma tean, et ma olen ise sattunud ühel Türgi reisil sellisesse olukorda, kus meil oli siis terve lennuki täis reisijaid, on ju, kõik eesti keelt kõnelevad ja paigutati meid hiljem, kui me olime lennujaamas maandunud bussidega erinevatesse hotellidesse. Jumal tänatud, minul vedas, hotell oli väga hea, mitte mingeid kaebusi ei olnud, aga hiljem, kui me sattusime siis taas lennujaamas kokku kõikide nende meeldivate inimestega, kellega me ühe lennuki peal olime, siis tuli välja, et põhimõtteliselt minu nii-öelda grupp, kellega mina olin, me olime ainukesed, kellel oli vedanud, sest et paljud sattusid seal, kas olid olnud rotid seal toas, hotellitoas, sattuski inimene sellise tuppa, kus tal oli lubatud merevaadet, aga oli telliskivisein vastas ja muud sellised probleemid. Kas reisil olles saavad nad ka juba taodelda, et nad paigutatakse teise hotelli ja kui nad ei saa oma selle reisifirmaga kontakti, siis kas nad saavad ka välismaalt võtta teiega ühendust ja teie saate neid abistada või kuidas see? No, kõigepealt tegelikult tõepoolest kõikide probleemide lahendamisega reisil olles tuleb hakata tegelema kohe ja kohe tuleb see olukord fikseerida. Ilmselgelt ma ei taha küll uskuda, et ükski inimene on ostnud teadlikult reisi sellise, et tal on lubatud merevaadet ja ta mõtleb, et et mis seal siis ikka, et telliskivisein kõlbab mulle küll või need rotid kõlbavad mulle ka vaevalt, ma ei usu seda. Et sellisel puhul tegelikult tuleb kohe võtta ühendust reisi saatjaga, et need kontaktid peaksid küll olema igal reisile minejal juba enne lennukusse astumist käepärast. Ja kindlasti need kontaktid, kui ei ole, siis bussis olles nii sel ajal, kui korraldatakse seda transfeeri, peaks need kontaktid kindlasti endale saama, et kohe tuleb hakata sellega tegelema. Kui on mingisugused takistused ja reisisaatja ei ole suuteline paigutama teise hotelli, siis tagasi tulles tuleks uuesti see teema nagu lauale võtta ja kui ei ole võimalik saada nagu kokkulepet selles osas, siis Tarbijakaitseameti poole tasuks pöörduda, et väga paljud just sellised või analoogsed juhtumid iseenesest jõuavad ka tarbijakaebuste komisjoni, mis saavad positiivse lahenduse. Et loomulikult siin tuleb arvestada seda, et kui kataloogis näiteks on pilt ja on lubatud või kataloogis on pilt näiteks, et on sinised kardinad, aga ilmnevad, et on hoopis punased kardinad, et siis päris selliste asjade pärast ilmselt vist ei ole nagu mõtet pöörduda, et muidugi siin on alati erand, kui ma tõepoolest olen tahtnudki siniseid või punaseid kardinaid ja mul on need lubatud ja neid ma ei saa, aga üldjuhul tegelikult on ääretult oluline ikkagi see, et inimene on rahulolev ja reiside müümisel me oleme teinud sellise oma majas uuringu
ja me oleme natukene testinud ja vaatanud, mida reiside müümisel siis inimestele räägitakse ja nii kurb, kui see ka ei ole, väga sageli vahendajate poolt jääb see kõige olulisem nõustamine ja informeerimine tegelikult tegemata, et väga palju eeldatakse, arvatakse, et me tarbijatena oleme ise piisavalt teadlikud, kas või see, et elementaarne asi, et kui mina ei oska küsida, kas passi kehtivusaeg peab olema veel mingisugune aeg peale seda, kui ma olen reisilt tagasi tulnud või mitte. Et kui sellele olulisele asjale tähelepanu ei pöörata, siis minul kui tarbijal võivad tekkida nii-öelda reisile minnes probleemid. Just. Ja nendel teemadel jätkame kohe, kui oleme ära vaadanud Kaua Võibi teise poole. Kaua Võib vaadatud ja jätkame tarbijate vaatajate küsimustega. Nii, Siiri soovib teada. Hanna, milliste probleemidega teie juurde kõige rohkem pöördutakse? No top 3 on üldjuhul e-kaubandus, kõik, mis on seotud e-kaubandusega, üldjuhul inimesed on tellinud toote, maksnud raha ja siis toode jääb nendele kätte saamata või siis rahaga ei tagastata. Siis on tehnikaga seotud mured, sideteenused, kõik sellega seonduv ja reisimisega. Nii. Meelis soovib teada, kui ma lähen koju ja avastan, et ostetud kaup on riknenud, siis kas ma saaksin enda kauba tagastada? Ilmselt vist mõeldakse toidukaupa. Kui oled käinud kas või siis Rimis või Selveris ja ostnud mingi toidu, millel kehtivuskuupäev on veel peal või kõlblikkuskuupäev, aga sa ikkagi teed selle lahti ja see toit ei kõlba. Ja nagu ikkagi vaadata märgistus ja kõlblik kuni parim enne on veel selline kuupäev, mis ei ole möödas ja inimene tõepoolest on tulnud otse koju, et ta ei ole palava ilmaga kuskil pargipingi peal istunud, et ta ei ole ise midagi teinud selleks, et see toode rikneb, siis kindlasti tasuks tagasi pöörduda. Ilmselgelt tegelikult toidukaupade puhul on kõige keerulisem tõendada, et ma ei ole ise midagi teinud. Aga selleks oleks ääretult oluline tegelikult, et antaks teada näiteks ka järelevalveasutustele, Tarbijakaitseametile või siis teine, kes toiduvaldkonnaga tegeleb, on Veterinaar- ja Toiduamet ja meie poolt saavad siis näiteks meie inspektorid tõepoolest kontrollida seda, et kas on üleüldine mingisugune probleem siis ühe või teise toidukaupa ja nii-öelda tootete märgistuse ja nii-öelda parim enne kõlblik kuni märgistusega. Nii. Karoliina kirjutab. Tere, Hanna! Mida te soovitaksite inimestel teha, et risk petturite ohvriks langeda oleks võimalikult väike? Edu teile töös! Aitäh! No tegelikult on ääretult oluline tähelepanelikkus ja taustatöö tegemine. Et ma tooksin eilsest päevast näite, kui minule helistas Delfi ajakirjanik ja kirjeldas seda juhtumit, kus inimene oli läinud ostma mobiiltelefoni ühe kuulutuse peale ja tegelikult olid andnud raha ja oli vastu saanud siis karbi, kus sees olid siis klotsid ja mis iganes. Ja et ma arvan, et tegelikult selle õnnetu olukorra oleks inimene saanud ise ära hoida, et kui ta enne, kui oleks raha välja üldse käinud, ta oleks vaadanud, mida see karp sisaldab, see peaks olema esmane. Pettuseid on erinevaid, et kindlasti tuleb arvestada seda, et eraisikutelt ostmisel on probleemide lahendamine keerulisem, kuna tarbijakaitseseadus sätestab seda, et tarbijale müük on sellisel juhul, kui müüjaks on juriidiline isik ehk majandustegevus peaks olema seal taga ja kui on kahe eraisiku vahelised tehingud, siis ei saa Tarbijakaitseamet paraku aidata ja ainukene probleemi lahendamise koht on politsei. Kui on müüjaks juriidiline isik, siis on hoopis teised võimalused ja kui on kahtlus, et võib olla selline pettus kuskil taga, siis kindlasti tasuks politsei ja piirivalveametit sellest teavitada. Aga väga paljudel juhtudel, näiteks e-kaubandus on selline murekoht, sageli jääksid mured olemata inimestel, kui nad teeksid natukene rohkem taustatööd. Tõepoolest nad vaataksid, mida erinevates foorumites kirjutatakse, et e-kaubanduse valdkonnas on olemas eraldi ka must nimekiri Tarbijakaitseameti veebilehel, et selline väike taustatöö oleks oluline ja tasuks silmas pidada tegelikult, et väga head pakkumised, eriti soodsad pakkumised, pigem võiks skeptiliselt nendesse suhtuda, et kuskil võiks hakata mõtlema, et kas on kuskil konkurss või mitte, et miks antakse
pool muidu väga häid asju ära, et eestlased on targad olnud, meil on ju palju vanasõnu, et öeldakse ka, et tasuta lõunad ei ole olemas ja kõik ei ole kuld, mis hiilgab, et tegelikult enda selline tähelepanelikkus aitab kindlasti sellele kaasa, et see tehing, mida me teeme, oleks pärast tehingu sõlmimist oleksime pikalt veel õnnelikud. Just. Et selle mobiiltelefoni loo puhul oli ka vist see, et tõesti, et klient oleks pidanud ennem on ju veenduma, et ükskõik kuidas ta seda telefoni siis ka ei ostnud, et on siin juba käinud ka jutud, et võib-olla ta tellis selle üldse interneti kaudu ja tal ei olnudki võimalust varem sellesse pakendisse vaadata ja ta oli ka raha ennem ära kandnud ja kui ta pakendi kätte sai, et siis ta alles avastas selle. Ja on ka siin juba vist kirjutanud seesama telefoni müüja Facebookis, et lollidelt tulebki raha ära võtta. Et tegeleb sellega ilmselt ka politsei. Jah, et siin võib olla tagapettus, et ma ei oska seda kommenteerida, et ilmselgelt oskab politsei ja piirivalveameti esindaja seda paremini öelda. Aga ütleme, et see, et kas on nagu firma või eraisik taga, et äriregistrist on võimalik sisestades nime või teatud andmed on, et on võimalik teada saada, kas siis majandustegevuse huvides tehakse. Ja eraisikult ostes iseenesest võiks olla see signaalikene peas, et ma tõepoolest pean arvestama sellega, et kui tekivad mingisugused probleemid, siis need võivadki sinna jääda, sest olgem ausad tegelikult, et kohtusse pöördumine on tavalisele keskmisele tarbijale ikkagi suhteliselt keerukas. Teiseks sa pead sellest maksma ja ta võtab ka aega. Aga kuidas see nagu on, et tahtsin küsida, läks meelest ära. Võtame vahepeal ühe kirja, siis mul tuleb küsimus ka meelde. Gustav küsib, kas Eesti tarbijakaitse seaduses on ka selliseid punkte, mida te muudaksite? Kui on, siis mida? Hea küsimus. Tarbijakaitse seadus iseenesest annab väga konkreetse raami tegevusele, et võib-olla üks asi on see, et väga sageli inimestel ongi just eraisikute vahelised tehingud ja see on nagu nii-öelda murekohaks. Ma võin öelda, et me otsime väga pingsalt tegelikult võimalusi eelkõige just selles osas, kui ei ole tegemist üksikute tehingutega ühe või teise eraisiku poolt, vaid pigem võib eeldada ja arvata, et seal on juba selline suurem majandustegevus, et kuidas ikkagi inimesi selles osas kaitsta. Ebaausad kauplemisvõtted, teinekord nende tuvastamine võib olla natukene keerulisem. Agressiivsed kauplemisvõtted, et kindlasti on seal kohti ja tänasel päeval on arutelul ka see, et tarbijakaitseseadus kui selline iseenesest võib-olla avada ja mõningad muudatused ja täiendused sinna teha, aga Tarbijakaitseamet saab anda omapoolsed soovitused, aga lõppkokkuvõttes seaduse muudatused viib ellu ja millisel kujul nad saavad olema, tegelikult on ju otsustajateks selles osas 101 Riigikogu liiget. Just. Tuli mul meelde vahepeal ka oma küsimus, et kas eraisikute kohta on ka mingit musta nimekirja? Ei ole. Ei ole. Et kui ma tahaksin kontrollida, et midagi nime, siis seda ma teha ei saa. Ja ei ole, et pigem tasuks vaadata seda, et äriregister on selline keskne andmebaas, kust on võimalik sisestada siis nimi, et sageli võivad olla ju tegutsevad eraisikud ka füüsilisest isikust ettevõtjatena, et sellisel juhul peaks olema ka nemad sinna registrisse kantud, et seda tasuks vaadata, aga Google'i ja kindlasti politsei käest ka, et kui inimene on juba varasemalt ka võib-olla jäänud silma mingite kuritegelike tehingutega, siis saab ilmselt sealt ka info kätte. Aga selge, tänase õhtu võtaksimegi niimoodi vaikselt kokku, aga loosiksime välja ka siis meie usina vaataja auhinna. Nii et Hanna, sul on siis võimalus öelda, et milline küsimus sulle kõige rohkem meelde jäi? See on alati selline keeruline koht, et ma pakuksin tegelikult välja selle küsimuse, mis oli seotud toidukauba selle riknemisega. See on selline hästi teistsugune lähenemine. Nii. Ta oli teised olid väga sellised
see oli niisugune väga tavapärane mure, inimene läheb koju ja lihtsalt tahab süüa ja ei õnnestu. Just. Meelis, sina oled siis võitnud täna meie vaataja auhinna, selle tassi omale. Ja kõik vaatajad, kes teil tekkis veel küsimusi tarbijakaitse teemalisi, siis kindlasti võite need meile ka juba ette saata, sellepärast et Hannaga me teisel ekraanil kohtume veelgi ja veelgi. Aga suur tänu teile, kes te meiega täna õhtul veetsite ja kohtume peatselt jälle teisel ekraanil.